Tere hommikust! Täna on siis selline kalapüük, et jälle Peipsi peal ja Kallastest tulime edasi üles poole. Ja kui eelmine kord me Varnes käisime, siis me ei väga hästi saanud, aga siin olid siis sõbrad tuttavad peal ja nemad said päris hästi siin kala. Tuli 3 kaupa edasi. Vaatame, kas need kalad on veel alles. Meeliseba. Väike mägi, aga sõiduautoga siit üles alla ei käi. Tean omal käel. Ja ma jäin ükskord Peugeot'ga kinni. Siis tuli üks kohalik traktorist, kes ei olnud 6 aega kainet päeva näinud, tõmbas mu välja. Ei käinud. Vesi on 10,9 kraadi. Tuul, et kalda ääres oli peegel, aga mida edasi, seda suuremaks taine läheb. Esimene pool tundi on läinud suht kuivalt, ei ole veel midagi saanud. Aga mingit togimine nagu käinud, peaks vist võib-olla seisma, et tuuraks. Proovime mingit mängu teha. Ma tiiks jätame korra seisma või? Tähendab, 2 asja juhtus. Esiteks tuli mul ühe õmbratsa kala. Teiseks me näeme Kajaka parva kaugelt. Peame sinna sõitma. Ja läheme kohe sinna. Aga ma võtan seda kala välja ka. Ja. Meelis läks sinna või? Normaalne kala. Nii, kus see kajakas oli? Jaa, kallas sinna poole tuleb minna. Võtsime kajakate juurde. Esimene kala on otsas. Vist. Või läks ära rabistamise peale. Või vaja kaamerat päev on. Nüüd kala või? Kinni ei või? Kuhu kohta? Kuidas kinni sai jääda? Majas ole mingid landi tahad või? Või landiga, siin nii hullud täristavad. Ma ei tea, see on väikse võit. Me triivime kilomeeter tunnis, kilomeeter 200. Päris kiiresti. Ma ei tea, mingi hea koha leiame, siis võiks panna ankru. Aga praetust ei ole mõtet. Kus seda? Tutti õnge võtad. See lohisest ei saa siin. Vaata, viirust mõõr. Miks ma varmana mõõrta? Seda valumist puutus tulevad ikka suuremad. Sellised 25 senti. Kajaka parv kadus väga ruttu ära. Ei tea, kus ta läks. Ilus kala ka veel. Uskumatu. Jaanusel on
Kotka silda väidab, et seal on kajakad, ma ei näe mitte midagi, lähme vaatame. Proovime kummikeid ees ja ongi kajakad. Kohe vaatame, mis siin toimub. Laasen seda ka üle ääre lohisema. Aga mina ei näinud neid. Hüppab sisse ja paneb järgi selja taga. Oh, kala. Siin on kala, jah. Üks on otsas, aga ei ole suur. Ära läks. Kui sügavast on? 5. Juba sinna. Selja taga on ka. Oleme see. See on mul ka väike üle, aga... Aga siin on vesi 13 kraadi, kus üles. Väiksed. Mine väikene. See on kõik suurem. No see juba nagu läheb. Ilusti lõina. Ma mõtlesin, et siuke pauk, kus nüüd tulema ja... Kus pani nüüd? Ilusam. Aga tuli nii raske, et ma mõtlesin, et suur kala. Aga ei ole üldse suur. Võib püüda. Otse paadi alt. Oli vaja loota. Vaata nüüd. Kui raskelt tuleb. Ilusam. Aga see oli ilusam võtke. Mis panin kinni õppust? Äkki viska tanku või ei viska. No siis jälle, ära igaks juks viska, siis pärast jälle
unustanud midagi. Oh. see viskasin oli ju kohe paks otsas. Tuli küll palju raskem kui see kala siin on. Piiri peal. Normaalselt. Kui ma saan samal ajal õnge parandada, kui teine mees kakkub. See on ikka tänane suurim vist. Sul sellel ka midagi otsas vist. Oota, ma mõõdame ära. 30 senti. Nii krissi viskad, ma arvan. Ei ole paha mõõda. Ja milli väikse londi peale. Ei taha. Kõige läheb kukkus ära. Ilus mõõt. Väga ilus. Ja. See läheb tagasi. Sul on parem mõõt. Mul on. Sa ei saa kaaluda, kui sul ei ole. Kaalume kõik üle. Kõigepealt ühte kotti valama. Hoia korraks. Ei, ma valan. Aga loe ära ka. Ei viitsi lugu. Miks? Loe. Saame keskmise kaalu välja arvutada. Ei, see ei ole üldse oluline, kes neid viitsib lugeda. Üks on veel. Küsi nii või üks polo roomid. Sina võtsid. Jälle mine. Nii. Kaal. 6 kilo ikka. Rohkem. 6,5. Kohe vaatame. 9,5 kilo. Oleks pidanud kauem olema, et 10 täis. Jah. 2 hakkasime ära tulema, jah? Võib rahule jääda, sest et ega ma ei tahtnud kirjutada. Okei, mul on siin siis mõned ahvenafileed, mõned, ma ei tea palju, ma enam sain siin Jaanusele need kalad. Mulle võtsin mingi koguse endale fileerimiseks. Ja täna proovin teha sellist asja, et ma paneerin neid, aga ma paneerin neid teistmoodi. Üldiselt ma enda jaoks ma ei paneeri kunagi kala. Mulle meeldib naturaalne. Aga mulle soovitati proovida seda panko saiapuru. Siin on sellised nagu laastud, suur saiapuru.